sa oled sattunud vaatama video, kus ma räägin enda kogemustest perioodilise paastumisega. Mis see on, kuidas mul läks, palju ma kaalu kaotasin. Ma proovisin seda siis 5 päeva, filmisin iga päev natukene, mida ma sõin ja mida ma tegin. Ja nüüdseks olema seda muidugi juba palju kauem teinud, aga sellest ma räägin hiljem. Kõigepealt räägime siis sellest, et mis perioodiline paastumine üldse on. Kindlasti mõned on sellest kuulnud, see on aastal 2018 uuringute järgi kõige populaarsem tervisetrend ja inglise keeles on ta tuntud kui intermittent fasting. See on siis toitumisviis, mitte dieet. Põhimõtteliselt see tähendab siis seda, et sul on üks osa päevas, kus sa võid süüa ja see on teine osa päevas, kus sa paastud. Ja paastu ajal võib juua ainult kas vett, teed ilma suhkruta, kohvi ilma suhkruta, Coca-Cola siirod ja kõikvõimalikke jooke, kus on kaloreid vähem kui 5. Paastumiseks on sul siis kindlad kellaajad, et igaüks saab kellaajad ise valida vastavalt oma graafikule, aga kõige populaarsem variant on siis see, et 8 tundi on söömisaken ja 16 tundi on paastumine. Natuke ekstreemsemad variandid on 6 ja 18 või siis 4 ja 20. Miks perioodiline paastumine nii populaarne on see, et kuna ta aitab väga hästi põletada rasvu, inimese keha saab taastada energiat toidust, aga kui inimene on 16 tundi või rohkem söömata, siis saab inimese kehast toit otsa ning järgmine energiaallikas on inimese keha jaoks siis lasestunud rasvad ehk need rasvad, millest me just lahti tahame saada. On tõestatud, et perioodilisel paastumisel on ka muid tervisele kasulikke omadusi. Ma tegin selle videoga ühe postituse, siin all on link ja sealt saab täpsemalt lugeda, kuidas see meile kasulik on ja kuidas see inimesele mõjub. Nii, ja ma räägin siis nüüd oma 5 päevast. Minu kellaajad olid 12 ja 8 või siis 1 ja 9 varieeruvalt, oleneb, kuidas mul mõni päev välja tuli. Ja enne kui ma alustasin, siis ma muidugi kaalusin ennast ja ma sain teada, et ma kaalun 52,2 kilo, mis siis minu meelest on natukene palju, et ma võiks kaaluda näiteks 5 kilo vähem. Seega vaatame siis, kuidas mul läks ja siis räägime kaalust ka. Nii, ma teen nüüd esimese päeva hommikusööki, siin on munad, avokaadod. Ja nüüd tegelikult see on vist pigem lõunasöök. Panen juurde kodujuustu, kus on seda palju proteiini sees. Ja siis panen siia veel kirstomateid ka. Selline on siis lõpptulemus. Väga ilus näeb välja mu meelest. Tõeks, mida sa vaatad? Sa olen tüdrukoida. Olete see purustaja? Nüüd on õhtu. Tegin tuurikala salatit. Travis, mis sina sõid? Kurgivast teini saia. Kurgivast teini saia. Ja maitseb sulle? Jaa. Siis ma käisin Selveris, seal ma degusteerisin krõpse ja siis Travis, kas sa pead siukse näoga olema? Ja siis ma vahepeal praadisin juurvilju ja nüüd sööme salat ära ja siis rohkem täna ei või süüa. Aga miks ma ise ei või midagi veel jääst? No mis sa rääkida tahad? Ma käisin õues. Oodid on autod tööle. Ja sellega on ka väike probleem. Esimene päev oli sellepärast kõige raskem, et siis ma ei olnud harjunud nii kaua ootama. Ma mäletan, et ma tegin toidu umbes kell 11:30 hakkasin süüa tegema ja siis kell oli täpselt mingi 11:58 ja siis ma lihtsalt vaatasin seda ja ootasin, kuni kell saab 12 ja õhtul mul ei tulnud kohe meeldegi, et ma ei või juba 9 süüa ja siis ma kogemata ikka võtsin ühe küpsise. Ja kõige raskem asi, mis siin vahepeal üldse juhtunud vist on see, et esimene päev, kui ma hakkasin siis perioodilist paastu pidama, siis tuleb mu juurde naaber, kes ütleb, et tal on vist pliit katki või tal polnud pliiti või midagi sellist. Ei, tal on ahi katki või tal pole ahju ja ta tahab teha viinerivirukaid. Kell oli 10:30 õhtul, tuli siia, hakkas tegema viinerivirukaid. Terve korter lõhnas selle viineriviruka järgi ja ma lihtsalt olin nagu, et ma ei või ju süüa, kell on 10:30 juba. Ühesõnaga, siis ma lihtsalt kannatasin ja hommikul sai 2 tükki süüa, mis ta mulle jättis, aga minust need ei ole külmalt enam nii head, aga no, mis teha? Ma ostsin salatit ja üritan seal kõrvale nüüd kikerherne kotlette teha. Ma olen neid kunagi tegin. Selle ma pean vist ära keetma. Kõik asjad on olemas vajalikud. Kikerherned, sibulad, küüslauk, paprika. Rõiv sai. Travis toob mu küüslaugu ära. See ongi kõik või? Nii vähe asju läheb selle jaoks vaja. Jaa, põhimõtteliselt ei olegi midagi, noh. Hakkame pihta.
korrates eile toiduga nii kaua aega, et kell oli juba 9 läbi, kui see valmis sai. Ehk ma pean siis täna vähemalt kella 1-ni ootama, enne kui ma üldse süüa saan. Tänane hommikusöök on eilsed ülejäägid põhimõtteliselt, et siin on kikkerherna kotett üks ja sama salat, siis ma tegin siia muna juurde. Nii, mis me ostame täna, Travis? Süüa. Mis sa süüa tahad? Mina tahan teha kanavrappe ja siis kanavrappi sööd või? Miks sa kanavrappe ei söö? Tahan. Mis sa süüa tahad? No okei, vaatame pärast, mis sa saad. Äkki sa näed midagi, mis sulle meeldib? Katsutan täna niisugust uut asja, et olen täkki sees, kuni kell saab 12. Ma ärkasin kell 8.15, siis ma käisin lasteajad, siis mul sai kõht oli tühi, siis ma mõtlesin, et äkki nagu, kui ma lähen täkki sisse magama, siis äkki see läheb üle. Ja läkski üle, mul ei ole enam kõht tühi. Nüüd on kell juba 12 tegelikult läbi. Ma otsustasin siis täna midagi uut proovida, tegin endale quinoa salati, kirstomatite, avokaado, spinati, rohelise sibula ja küüstauguga. Siin kõrval on siis sidruni vesi mul. Ühesõnaga pikalt ei räägi, sest mul on kõht juba nii tühi, et ma tahan selle kohe ära süüa. Täna ma siis kedan putru endale. Siin sees on mu lemmikpudel 8 veida helbukliidega. Kell on tegelikult juba mingi 1 päeval, nii et on suht hästi toimus olnud. See on vist juurde vaja siia. Mida päev edasi, seda rohkem ma ära harjusin. Ehk lõpuks ma ei saanud enam arugi, et täna kell on juba 12:30, et ma pole ikka veel söönud. Ja tegelikult on hästi mugav ärgata hommikul niimoodi, et sa ei tee süüa, sest sul on nii palju aega, et teha muid asju. Hommikuti on palju kergem mitte süüa, sest sa tead, et mõned tunni pärast sa nii võid seda teha, aga õhtul, kui sa midagi väga tahad, kui sa tead, et sa alles hommikul seda võid süüa, siis see pole väga lohutav. Nii et siis õhtuti ma olen tegelikult ka peale 9 söönud, kui on midagi, mida ma tahan süüa või lihtsalt ma ei ole jõudnud varem seda süüa. Aga hommikuti ma ei ole kordagi enne kella 12 söönud, et sellega ma saan väga hästi hakkama. Ja kõige parem osa selle juures kokkuvõtteks oli see, et ma öösiti ei söönud, mida ma muidu tavaliselt alati olen teinud oma elus, üks halb harjumus, mis mul alati olnud. 5 päeva kaalusin ma 51,6 kilo, mis on 0,6 kilo vähem. See näitab, et juba 5 päevaga on võimalik kaalu kaotada, aga nüüdseks, kui ma olen seda teinud 20 päeva ja ma viimati ennast kaalusin, siis kaalusin ma täpselt 2 kilo vähem kui enne, 50,2. Võib öelda, ma olen seda väga rahul, sest et minu meelest see ei ole nagu liiga järsk kaalulangus. Ma ei ole nagu teadlikult dieeti pidanud, ma ei ole oma kaloreid jälginud ega mida ma söön, ma olen söönud põhimõtteliselt kõike, mida ma olen tahtnud, et ma olen üritanud küll tervislikult süüa, aga no, alati see ei ole välja tulnud. Ja teiseks on see väga mugav, sa jõuad hommikuti kõik asjad ära teha ilusti. Kui sa oled juba harjunud, siis ei lähe sul kõht ka tühjaks, kui sa piisavalt magad muidugi, sest et ma panin tähele, et kui ma liiga vähe magan, siis mul on kõht tühi hommikuti. Nii, ühesõnaga ma rääkisin kõik ära, mis mul rääkida oli. Kui teile see video meeldis, siis pange mulle like. Ja kui te tahate tulevikus veel videosid näha, siis subscribe. Kui teil on küsimusi, siis muidugi küsige. Ja see on selleks korraks siis kõik. Ciao!